uuesti eetris. Nii, tulge nähtavale. Kallid! Ja tulge. Ma tean, et paljud sõidavad kuskil ringi veel, tulevad töölt. Armsad. Siin me oleme. Eve on kohal igal juhul. Öelge tere, kui te sinna tulete. Elle, tere. Tšau. Hõigake, saatke südameid või pöidlaid või mida iganes. Näed sa, siin on. No tere! Tere, Kristiina! Tere! Teie ees jälle. Meil on siuke huvitav kohtana, et parasjagu samal ajal on täna minu teise poja sünnipäev ja saab 29. Ja samal ajal on mul praegu seal ahjus šokolaadikringel, nii et kui te lõhna tunnete läbi eetri, siis nagu lõhna tunneb keha. Ja seda naudingut nendest küpsetistest naudib ka keha. Ja Kristiina, pärast esimest eelmise nädala seanssi lahe oleks nüüd kuulda. Kuidas sul läks ja mida sa nagu kostad selle asja peale? Et kui sa nüüd, sa polnud kunagi saanud sellist puudutust, sellist energiat. Et mis sa kommenteerid? No esimene kommentaar on see, et lihtsalt nii mõnus oli. Et see mõnes mõttes ütleb nagu kõik ära. Aga ma kirjutasin järgmise päeva hommikul oma need tundmused ülesse, mis mul olid. Ja siis üks märksõna on see, et avarust oli rohkem. Sellist, ma tundsin, et keha on rohkem lõõgastunud. Ja mis ma panin veel tähele, et ma teen juba siin umbes üle kuu aja hommikuti somaatilist lõdvestust ise endale. Et ma seda tahtsin kauem endale teha, et ma tundsin, et ma olen rohkem kohal. See on aga hästi mõnus. Keegi just kirjutas siin, issand joo! Jaa, keegi kirjutas. Eve ütleb, et Kristiina särab ja mis muutus. Nii et ta tajub seda sinust. Täiega lahe. Täiega Liia on ka seal, tere armas. Aitäh, Eve ütleb palju õnne mulle. Jaa, äge. Ehk siis mis siis täna sündida saab? Täna jätkame, me teeme siis 10 või mitu korda? 10 korda siis iga nädal ühe korra. Et alguses ma pidin tegema nüüd pühapäeval, aga meil muutus see, kuna ongi hea, täpselt nüüd üks nädal. Keha teab. Et kui ma nüüd sellised 2 sõnapaari ütlen, siis mis mõtted sellega tekivad? Kui ma mõtlen, küsin endalt, mis mõtted tekivad, vaatan, mis mõtted tekivad, keha teab. Siis, mida ta teab? Mul tekib kohe nagu selline küsimus, et mida ta teab? Kõike. Tegelikkuses jaa, sest et vaata, ma vaatan nüüd, aga seoseid vaata, milline organism on ju. Ja siis ta töötab koos ja ta panustab minu hingele, et mina saaksin siin oma elus liikuda, teha. Täna ma istutasin, panin seemned mulda. Kaevasin maad. Ja siis on kõik, mis keha ju. Ja nüüd ma küpsetan kringit. See on kõik kehaga. Ja mida ta teab? Mida ta veel teab? Mida ta sellist teab, mida meie mõistus ei suuda isegi hoomata. Et igal juhul väga põnev. Mul varsti hakkab siin ahjus piiksuma, nii et ma lenne korraks ahju juurde ja võtan oma kringli ahjust välja, kas lõhnad on igal juhul väga head. Kas sa tahad midagi veel öelda? Seda ka, et mu keha nii tahab puudutusi. Seda ka tundsin, nagu ma nii ootasin, et nädal aega on vahet, see on ikka väga pikk aeg. Ja vaata, et sa julged seda praegust ütelda. Ma vist eile rääkisin sellest, et kui vähe inimesed puudutavad üksteist.
noh, okei, sul võib-olla ei ole seal otseselt ei kodulooma ega kedagi kodus, kes sind puudutaks, onju. aga isegi kui on inimestel perekonnad, on mehed või lapsed või vanemad, väga ei puudutata ennast. või siis seda tehakse niimoodi muus eas mööda minnes, mitte sellise kohaloluga. ja ma tundsin just, et see, et noh, ma võin ju iseennast puudutada, aga see ikkagi ei ole üldse see. See ei ole see. nii, mul hakkas piiksuma. nüüd natukene, sa võid jutustada natuke edasi, Kristiina, ma tulen kohe tagasi. et mis sa veel selle puudutuse kohta saad öelda? mis ma saan öelda? no lihtsalt jah, et keha ikkagi vajab väga neid puudutusi. et ma isegi noh, nagu katsetasin, et okei, et ma siis puudutan iseennast rohkem. aga, ja siis noh, püüdsin nagu erinevalt puudutada tugevamini, nõrgemini, aga ikkagi tundsin, et ei, ikkagi kui teine inimene puudutab, siis see on hoopis teistmoodi. Täiega, no ma kohe tulen. ma tahaks teile näidata seda kringlit siin praegust, mis ahjust tuli. nii, ma tulen kohe juba tulen. et väike jooks, väike ajastus oli natuke vale selle kringliga. aga et ma täna natuke siis räägin rohkem sellest vananemisest ja mis tähendab üldse, kust see vananemine tuleb, eks ju. sest see on kõik mõte, sest iga mõte, mille me paneme paika ja paneme järeldusse, et nii on. siis eile ma rääkisin vaatepunktist. siis see keha talletab selle kõik. ta lihtsalt talletab kõik. ja samal ajal, kui julge me oleme, eks ju, kui julged me eluaja jooksul oleme, et kui me julgeme tunda. Sa rääkisid ka, et sul oli see nädal üsna palju sihukest emotsionaalset ja sihukest tundmist, eks ju. et kui palju me julgeme tunda, sest keha tunneb ju. aga kui me ei julge tunda ja surume need asjad siia kinni, siis see jääb kõik kehasse ja keha hakkab seda kinni hoidma. kusjuures praegu tuleb meelde see, et ma hommikuti tulid siin mõnel hommikul sellised luuletused. ja siis üks lause ühest luuletusest oli see, et nii hea on saada iseendast puudutatud. jaa. et kui ma lasin endal olla, lasin endal tunda. just. ja siis oli nagu, ja siis tulid sellised read, kus ma tundsin, et issand, see on nii hea. sest just, et kuidas puudutada iseennast. see ongi lubada endal ju tunda kõike. eks ju. ja ükskõik mida tunda. tunda ära ja olla puudutatud. et see on jah füüsiline puudutus sellele, et see oli selline teistmoodi nagu just see tunnete tundmise puudutus nii-öelda. ja olemise lubamine ja. see toob mul mõttesse kohe sellised mõtted või sõnad, et kõik on ju ühenduses, et kõik ongi tegelikkuses, loomulikkuses ju puudutatud, kõik on puudutatud. lihtsalt inimene oma teadvusega on ka võimeline eraldusi looma. mis tähendab seda, et siis tekibki see koht, et ma enam ei oska hinnata, mis päriselt ühendus ja puudutus on. me jätame see kuidagi vahetevahel, inimesed unustavad selle ära. ja sealt pealt tulevadki siis kõik need asjad, mis me siis oleme kõik kogenud vast, need eraldused ja tahaks kuskile koopasse minna ja kuidagi ei tunne ennast enam nagu avatud südamega siin maailmas, on ju. et hästi huvitav. ma vaatan, et Regina kirjutas meile. mis sa meile kommenteerisid, Regina? vaatan, kas ma lähen. ei näe, vaatame siis siit. oih. massaaž ja näohooldused ja muu ongi sellepärast nii hea, et see on teise puudutus. no täpselt. aga nüüd see sügavam asi, mis kogu selle eksperimendi point on ka, et puudutus tervendab, puudutus äratab ellu, puudutus paneb keha elama. tekib see elus olemise rõõm, elus olemise nauding, sest et elu
ongi läbi keha. Ega elu, kui sul keha poleks, siis sul elu pole ju, vaata. Me räägimegi, on ju. Et elu on tänu su kehale. Ja keha tahab elada. See on väga lihtne küsimus, kuidas me siis saame? No puudutame. Ja puudutame kohalolust. Aga Kristiina ei tea mulle nüüd siia pikali. Et läheme siis ära seda teist seanssi tegema. See on siis facelifti protseduur, facelifti seanss, kes eelmine kord vaatasid, siis ma rääkisin, mis asi on facelift. Facelift on siis allpoole natuke. Nii või? Sinu poole? Just, väga hästi. Et facelift on siis selline puudutus, kus ma puudutan siis ringkedest alates kuni siis siia üles pealaeni, erinevaid siis positsioone, erinevat moodi, erinevaid kohti. See puudutus ei ole kavatsusega. Puudutusel ei ole eesmärki, sellel puudutusel ei ole midagi, mida ma posin siin, et ma mõtlen mingeid asju ja siis ma posin siin midagi. Üldse mitte. Ma lihtsalt hoian. Täpselt samamoodi lihtsalt nagu päike paistab näo peale või siis ma lihtsalt pikutan, lihtsalt olen, lihtsalt hoian käsi. Ja olen Kristiina kehaga ja Kristiinaga kohal ja lõdvestunud. Mul ei ole ühtegi mõtet peas, mul pole ühtegi kavatsust, ühtegi eesmärki, lihtsalt kohal. Ja tegelikkuses, mis siis, kui see kohalolu ilma igasuguse agendata, definitsioonita, tähenduseta kohal olles, teise kehaga puudutades, ongi see, mis tegelikult on nõutav, et me kehad saaksid iseennast nagu taas aktiveerida, nagu elule ärgata. Mis siis, kui see on ainuke asi, mis on nõutav? Ja mulle meeldib alati see koht, et kõige geniaalsemad asjad on tavaliselt kõige lihtsamad. Kõige lihtsamad. Ja mis siis, kui puudutus on täpselt sama geniaalne lihtsuses, mis muudab lihtsalt kõik ja annab sulle kõik selle lähtekoha, kus sa saad oma elus olla, oma elus olla. Nii et kirjutage vahepeal vaata ka siia, kirjutage vahepeal, kui teil tekib küsimusi, jagage oma kogemusi, jagage, mida te tunnete, kui te vaatate seda siin, sest et see puudutab ka kõiki teisi, kes te vaatate siin läbi ekraani. Et paljud võivad läbi, kes on tundlikumad, võite läbi ekraaniga kogeda, sest et energia on alati kohal. Aga füüsiline puudutus on ikka füüsiline puudutus, et seda ei saa nagu, seda protsessi ei saa teha läbi ekraani sellisel kujul. Aga sa võid kogeda seda, mida ma kogen, sa võid kogeda seda, mida Kristiina kogeb. Ja mis siis, kui puudutus tõesti ongi ainuke asi, mis on vajalik selleks, et elu saaks jätkuda. Et facelift on siis üks protsess, üks kehaprotsess, sellel on pandud pealkirjaks facelift, lihtsalt selle energia. Kui ma nüüd käed selle peale panen, siis kehad hakkavad omavahel kommunikeerima. Rakud, molekulid hakkavad vestlema. Iga kord, kui ma käed kellelegi peale panen oma seanssidel samuti, siis mul tuleb selline pilt, te teate kõik seda filmi Avatar, eks ju. Ja see Avataris oli see, kus nad panid oma selle saba, oli vist saba küljes, olid need siuksed nagu tundlad, mis nad panid siis eiva puu külge. See on põhimõtteliselt sama. Et me puudutame tegelikkuses väga sügavat olemust. Seda, mis elame rakkudes. Ja mitte ainult rakkudes, vaid selle tulemusena sa puudutad kõike ühe korraga. Kui sa puudutad keha, sa puudutad kõike ühe korraga. Mida see tegelikkuses tähendab, sest et siin universumis on kõik üks. Siin universumis on kõik üks. Kõik on ühendatud, kas me tahame seda teada või me ei taha seda teada. Kõik on ühendatud ja ühendatud läbi energiavoo, ühendatud läbi energiavälja.
meie DNA, linnutee liiguvad täpselt samamoodi spiraalis kogu aeg. Keha tahab praegu rahunemist. Tunnen seda, kuidas energia juba liigub hooga. Ja te, kui te olete teisel pool eetrit, siis ja oma kaamerate taga, siis samuti te saate seda kogeda. Ja facelift siis, kui te kuulate seda sõna, siis facelift on see sõna nagu näo tõstmine, eks ju. Aga nägu on kõigel, nagu ma ütlesin ka eelmine kord, et nägu on su elul, nägu on su DNA-l, nägu on su jalataldadel, nägu on su verel, nägu on su valikutel, nägu on su energial. Kõigel on see nägu. Kõrvalestadel ja peopesadel. Kogu keha. Ja kui me räägime facelift, see on siis näo tõstmine, siis tegelikkuses tõuseb või nagu liftime või tõstame justkui kõike. Ehk siis kogu sinu olemuslikkus nagu liftib, nagu läheb sirgeks, nagu läheb nagu püsti. See on sama asi, nagu ma hommikul käisin, jalutasin aias ja vaatasin oma krookuseid ja krookuse põldusin, kus kõik on avanenud päikese poole ja selle sooja suunas. Sama asi toimub kehaga. See on see ühendus. Nii, käed tagasi. Et väga äge oleks, kui te tahate, palun küsige küsimusi, mis iganes siis teil sealt tuleb keha kontseptis, mis puudutab keha, sest keha teab. Keha teab midagi sellist, mida meie ei suuda isegi veel peaga välja mõelda, sest nagu meie peakene või siis meel on tegelikult mitte nii väga tark, kui on meie keha. Kehal on võimed, lihtsalt meie pole veel suutnud teadvusega ühendada seda, milleks keha tegelikkuses võimeline on. Aga kuidas see saab nagu avaneda, ongi see, mida rohkem sa lõdvestud ja mida rohkem sa oled valmis lubama kehal avaneda ja olema siis panus sinule sinu elus. Et nagu Kristiina ütles, et temal oli see, et oli nii palju siis avaram olemine. Ja avarus on tegelikult mitte midagi muud kui see tunne, kui sa vaatad taevasse, vaatad kosmosesse ja tekib selline tohutu lõdvestumine, tohutu taju võimalikkustest. See on seesama kogemus või tunne, kui sa vaatad mikroskoobiga rakkude sisse, aatomite sisse, kus tegelikkuses on 99,99999% tühjust. Ja siis tegelikkuses sa saad ühenduse selle lõputu tühjusega, mis või kes on sinu olemus ja mida sinu keha füüsiline struktuur tegelikkuses ka väljendab. Sest et keha püsib koos sul sellena, nende rakkude kaudu, selle gravitatsiooniga, sellepärast, et see teadvus, mida sa kannad, see hing, see looming, see olevus, mida su keha väljendab, on sinu teadvuse ja kosmilise teadvuse siis väljendus, kes sa tegelikkuses oled. Ja keha, nüüd on üks asi, mis ma tahaksin võib-olla siia sisse tuua, on ka see, et meie meel tihtilugu või meie egomeel tihtilugu siis ei luba või läbi selle me ei lase endale mõelda või siis teada asju, sest et need tunduvad kõik nii ebaloogilised. Aga see, mis on tegelikkuses ime ja see, mis tegelikkuses on tõsi ja see, mis tegelikkuses saab sündida, ongi ebaloogiline. Ma täna just jalutasin aias ja mul on üks uus lill, mis õitseb, millel ei ole lehti, vaid ta tuleb reaalselt maa seest, ta on siukse iiriseõiega. Tal ei ole lehti, aga tal on tohutu suur õis ja ta on lihtsalt seal mulla peal sedasi avatult. Täielik ime.
täielik ime, ma panin eelmine aasta sibulat sinna ja siis see on täpselt samamoodi nagu keha saab avaneda ja täielikult lihtsalt väljendada midagi, mis on totaalne ime. Ja ma kuulasin ühel päeval, Natalja Ruudina on üks naisterahvas, keda ma kuulan vahetevahel ja ta ütles ka ühe lause, et keha alateadvuses on 5 miljardit võimekust ja potentsiaali, erinevat väljendust, mis ei ole veel saanud nagu realisatsiooni. Ja kui ta seda ütles, siis mul tekkis kohe pähe küsimus, et okei, kuidas ma saan kõike seda kogeda? Mul on tõsiselt põnev, kuidas ma saan seda kõike kogeda? Sest et veel kord, ma toon teie juurde selle teadlikkuse. Teie keha võimaldab selles elus, kus sa siin praegu oled, sul teadlikult kogeda igat hetke. Puudutades kedagi, vaadates midagi, kuulates midagi või kedagi, tundes lõhna, maitset ja kogeda läbi siis 5 meele, pluss siis lisaks läbi südame ja läbi kogu keha erinevaid kogemusi, mida sa saad kogeda, milleks su keha võimeline on, mida ta saab sulle näidata. Kristi vaatab meil, ma tean, tšau Kairit. Et Kristi vaatab meil seal, et Kristi on nüüd saanud ka päris mitu facelifti protsessi. Kristi võttis 12-nädalase sellise kuuri, facelifti kuuri ja käib samuti siis facelifti seanssidel minu juures. Et üliäge on, Kristi, kui sa oled seal, et kirjutaksid, et kuidas sa ennast tunned ja mis see sinu jaoks on muutnud. Ja kas see üldse on miski, mida sa soovitaksid teistele. Et see puudutus on ka üks tohutu suur aspekt vaimse tervise toetamisel. Et inimesed, kui teil on kodus perekonnas, kellega te koos elate või kes on teil lähedased, siis puudutus on suurim kingitus. Puudutus on suurim kingitus. Ma ütlen seda veel kord, puudutus on suurim kingitus. Taju seda tunnet, kui sa lihtsalt võtad kellelgi käe lihtsalt enda kätte. Või siis puudutad teda õlgadest või puudutad ta pead või lihtsalt oled temaga kohal. Lihtsalt oled kohal. Ma tean, et Kairit on ka kogeda saanud facelifti ja ta vist isegi oskab facelifti teha, kui ma eksi. Et Kairit, räägi sina ka, ma tean, küsin sinu käest otse, ja kõik teie teised ka, et kes on facelifti kogeda kunagi saanud, siis mida te olete kogenud, mis see teiega, mis tunde see on loonud, mis te olete märganud, kuidas see teie jaoks oli. Ja veelgi siis on siin täna esimest korda siis 10 nädalat me siin Kristiinaga oleme teie ees, et siis jälgida Kristiina muutust, tema enesetundes, tema kehas, tema töös ja elus, mida ta siis meiega siin avalikult jagab. Jagab ka seda, mis on selline, mis on emotsionaalne, mis võib-olla on puhas kogemus. Sest et üks asi, ma just rääkisin ennem ka, et me siin nagu kõik püüame kogu aeg esineda või olla keegi. Ma just ennem ütlesin, et mul on see kringel seal ahjus, eks ju, et ma pean vahepeal püsti tõusma. Ja siis selle kringli sealt ahjust välja võtma. Ja mis siis, et ma seda siin eetris teen? Meil kõigil on omad elud. Ja elu ei ole teater teiste inimeste jaoks, vaid elu on see, mis ta on. Tavaline. Püüdmata olla keegi, kes ma tegelikult ei ole. Ma olen see, kes ma olen ja teen seda, mis ma teen.
pakun seda, mida ma pakun ja mida ma tunnen, et saab olla maailmale panuseks. Ma olen näinud 13 aasta jooksul seda protsessi, facelifti protsessi tehes inimeste ees nagu mega suurt muutust. Eelmine kord ma vist rääkisin ka, et me tegime ühe korra ühe sellise mitme naisterahvaga, me käisime vanadekodus, tegime vanadekodus siis eakatele inimestele siis erinevaid puudutusi, erinevaid kehaprotsesse ja seda rõõmu, seda avatust, seda kergust. Ma võtsin ühe korra koeraga kaasa, et nad saaksid koera paitada. Milliseid kingitusi teie saate teha oma puudutusega teistele inimestele? Ja mis sõnum või mis hääl me saame selle puudutuse hüüdega teiste inimeste jaoks olla? Sellest on vahetevahel nagu huvitav mõelda, et see on nagu tabu, et sellest justkui nagu ei räägita, et kuidas ma nüüd siis hakkan puudutama kedagi või ma tahan või pakun, et ma puudutan sind, et issand, kuidas see kõlab, see on nagu mingi veider värk, on ju. Kui tegelikkuses ei ole. Ma tahan nüüd teha teiega siin mõned sellised kuidas öelda siis sellised puhastused, energiapuhastused või protsessid, sest et vaadake keha puhul inimkond 3D maatriksis on otsustanud ühiselt, et keha vananeb, et vanus ja vananemine eksisteerivad. Ja sellest ma tahangi võib-olla täna natuke rohkem rääkida. See on väljamõeldis. Vanus ja vananemine saab eksisteerida ainult siis, kui me ei ela kohalolus. Kui me elame aja struktuuris. Me elame siis lineaarses võtmes. Ehk siis me sünnime ja sureme. Ja seal vahel on elu nagu üks kriips. Ja siis me loendame neid aastaid ja neid numbreid ja arvutame vanust. Ja samal ajal on meie alateadvuses pildid sellest, et mida tähendab vananemine, mida tähendab kokkukukkumine, mida tähendab vanaks jäämine, mida tähendab kortsu minemine, mida tähendab lönti vajumine, mida tähendab kõik see. Ja siis me väldime seda kogu aeg ja selle vältimisega me loome seda oma kehale juurde. Energeetilisel tasandil keha töötab sellise vaatenurga juures niimoodi, et ta alati teeb seda, mida sa talle ütled, mida sa mõtled. Sest see, mida sa mõtled alateadlikult, endale teadvustamata, seda teeb keha otsekohe. Seega, milline see oleks? Kui sinu reaalsuses üldse, ehk siis sinu mõttemaailmas ega sinu reaalsuses ei eksisteeriks vanust. Ei eksisteeriks aega. Ma tean, et mõte tahab küsida kohe seda, et oota, aga kuidas ma siis elan? Meil on ju 24 tundi, eks ju, siis ööpäevas. Mul on tööaeg, mul on kliendid, mul on kõik need asjad. See tähendabki, et sa elad nii kohal, et sa tead täpselt, mis järgmiseks tuleb teha selles hetkes, kui see hetk on käes. See ei tähenda seda, et sa, ma ei tea, oled lipa-lapa. See ei tähenda seda, et sul jäävad mingid asjad tegemata või sa enam ei planeeri oma elu. See ei tähenda seda. Vaid see tähendab seda, et ükskõik kus sa oled, mida sa teed, kas sa küpsetad oma kringlit, nagu ma siin täna tegin, kui ma kõnelen sinuga ja puudutan Kristiinat, või ma vaatan hommikul õues päikest või külma lilleseemneid või sõidan autoga, siis ma olen kohal. Ma olen täielikult kohal kehas. Teadvustan, mis on ja olen praegu siin. Kuidas me elame ajas? Me elame ajas alateadlikult nagu väikeses mõõtmes ja suures mõõtmes.
väikeses mõõtmes on see, et me planeerime oma elu siis või ööpäeva või nädala või kuu siis ette. Ma tean inimesi, kelle, seda on kurb rääkida, aga tänapäeval on see nii levinud, et ma tean isegi perekondasi, kus lapsed, kui tahavad ühe teise juurde külla minna, siis see tuleb Google'i kalendrisse kirja panna järgmiseks nädalaks, millal mingi sõber tuleb külla. Ma mäletan seda, et kui ma olin väike tüdruk, siis ma lihtsalt tulin koju ja lihtsalt läksin külla, koputasin uksele, kas ta oli kodus või ei olnud kodus. Kui ta oli kodus, et ta sai jõua tulla, siis ta tuli, eks ju, ja kui ei, siis ei. Aga see aja planeerimine ja aja lineaarsusesse toppimine on läinud nii mahukaks. Ja see kõik tegelikkuses loob kehale stressi. Loob kehale seda, et kogu aeg on tempo, kogu aeg on plaan, kogu aeg on plaan, kogu aeg on tempo. Kogu aeg on mingi raami hoidmine. Ja see on kehale tohutult väsitav. Et see on selline väikeses mõõtmes, aga nüüd vaadake nüüd suures mõõtmes, eks ju, et kuidas ühiskond on kokku leppinud selle, et näiteks, et naistel on siis kusagil 50-ndates hakkab nii-öelda see ülemineku iga. See on ühiskondlikult kokku lepitud järeldus. Keha kaasamata. Mida see tähendab? See tähendab, et keegi ei küsinud kehalt, kas see menopaus või see ülemineku iga või see sümptomid, kas ta üldse tahab neid kogeda? Mis see üldse on? See on inimese poolt välja mõeldud, kokku lepitud, kuidas luuakse reaalsus. Kui 2 või rohkem inimest nõustuvad, siis luuaksegi reaalsus. See tähendab, et kui sellises vanuses on sellised sümptomid, siis see tähendab seda. Ma toon ühe hea näite, kuidas reaalsust luuakse. Ma ei tea, kas teie teate, mäletate seda aega kuskil 80-ndatel. Mina sündisin 70-ndatel. Ja ma kasvasin maal vanaemaga. Ja meil oli tavaline õhtul sauna minnes, kui me jalgu pesime ja ennast veega üle lasime. Iga õhtul siis alati vaadati kõik puugid üle. Et kui olid puugid, siis me lihtsalt noppisime need ära ja siis läksime magama. Ja see oli siuke igapäevane rutiin ja sellest ei tehtud mingit numbrit. Mitte mingit numbrit. Kuni ühel hetkel hakkas info jooksma, et hakkasid mingisugused haigused. Hakkasid puukentsefaliit, borrelioos ja ma ei tea, mis sealt kõik tulid. Ja ühel hetkel ma mäletan 2016-2017, kui ma elasin Viimsis, tegelikult oli varem, see oli kuskil 2010 äkki või, tuli tohutu kampaania, nüüd tuleb puukide vastu ennast vaktsineerida. Et nüüd tuleb seda kõik teha. Mina seda loomulikult ei teinud, sest et nagu, ja see paanika, mis ümberringi ja see oli ebareaalne. Ehk siis kusagil keegi nõustus sellega, et see on tõde ja see hakkas kasvama, sest see, millega me nõustume ja samastume, siis me loome selle reaalsuse, me loome ise need haigused, me loome ise need sõjad, me loome ise need tüsistused, me loome ise kõik need asjad oma teadvusega ja anname hoogu juurde, et see saaks edasi kesta. Ja 2017 ma mäletan, ma sõitsin Viimsist, kui ma sõitsin linna poole, siis seal tee ääres olid tohutud suured reklaamid. Ma mäletan tohutu hiiglaslikud reklaamid. Ja siuke suur puugipilt oli selle peal. Ja seal oli siis, et vaktsineeri ennast puukide vastu. Ja siis mida rohkem me vaatame ja nõustume sellega, mis väljaspoolt tuleb, ilma ja teeme selle tähtsaks, siis me loome selle. Nüüd on see sama jutt, mis ma eile rääkisin sellest vaatenurgast. Sinu vaatenurk loob. Ja kui sa selle vaatenurga veel tähtsaks teed, siis ta loob kohe veel eriti reaalsust. Ja kui me teeme reaalseks ja tähtsaks vananemise või vanuse, nagu me oleme kõik ühiskondlikult teinud, sa oled nii vana ja issand jumal, ma olen juba nii vana ja issand jumal, nii vanalt, sa oled nii noorte meestega või jumal kaidi või et mida vanem meid, seda roosam kleit. Vanuse kohta on meil nii tohutult palju arvamusi, nii tohutult palju hinnanguid, nii tohutult palju hirme, nii tohutult palju järeldusi.
ja kõik need hoiavad keha vananemas. Enam pole kogu aeg raameldamist nagu oli enne ja Kristil on tõesti läinud hästi palju rahulikumaks. No sama nii-öelda siis tunne, nagu Kristiina ka ütles, et hästi palju avarust on selline nagu avar ja siuke nagu kohal tunne. Et facelift toob su kohale, kus keha saab elada vabalt. Vaata, mis te siin veel kirjutasite. Kairit olemuselt ka oli nagu värskem, Kristiina. Ja kui käisin facelifti koolitusel, siis nägin pärast noorem välja, ütleb Kairit. Ja Kristi, minul on hetkel keha paistes kaasa täis, väsimus peale tööd, sest ma saan aru, et olen tasakaalust väljas. Just, see tuli nüüd nähtavale. Annan rohkem energiat, kui vastu saan ning motivatsioon hakkab ära kaduma. Vaim välimuse koha pealt on jälle positiivne mõju, olen säravam nägu, saame rohkem kohal iseendaga. Just, sest faceliftiga on sedasi ka, et ta toob nähtavale kõik asjad. Nagu need asjad ka, mis on siuksed, mis oled nagu alla hoidnud. Toob nähtavale need asjad, mis sinu jaoks enam ei tööta. Toob nähtavale need asjad, et sa näeksid väga selgelt, kus sa ei ole iseendaga joondus. Et sa saaksid iseendaga olla joondus. Et teha nüüd valik ja olla iseendaga joondus. Ja vananemise osas siis veel, et kui palju pole siin ühed protsessid selle vananemise kohta. Et kui sa oled energia, kui sa oled avarus, kui sa oled teadlikkus, kui sa oled ime, maagia, müstika, kui sa oled vägi ja võimekus, kui sa oled loomine, sa oled see on tõde. Sa oled jõud, sa oled vägi, sa oled võimekus. Sest et kui sa lubad endal seda teada, et sa see oled, siis sa saad küsida sellise küsimuse, sest küsimusega on samuti. Küsija sulle antakse, lihtsalt küsija sulle antakse. Siin nagu läheb su energia, seda sa ka saad, eks ju. Et milline energia, avarus ja teadlikkus saad sina ja su keha olla, et olla vanusetu. Et olla vanusetu. Kuidas olla vanusetu? Igavene. Kuidas olla vanusetu ja igavene? Milline see elu on, kui sul ei ole vanust? Milline on sinu elu hetkes? Kui sul pole mitte ühtegi mõtet ega arvamust ega järeldust ega hinnangut vanuse kohta. Kui palju hinnanguid sul on olnud senini vanuse kohta? Mida see tähendab? Kuidas see välja näeb? Mis siis saab, kui sa oled mingis vanuses? Mis vanuses midagi tuleb teha? Mis vanuses tuleb lõpetada mingi asi? Millises vanuses sa peaksid juba olema tark ja enam mitte lollusi tegema? Millises vanuses sa peaksid juba olema kuskil kohas? Need on kõik järeldused, ühiskondlikud vaatenurgad, ühisväljas, millega me oleme kõik nõustunud või samastunud, vastandunud ja reageerinud, mis hoiab meie keha vananemas. Kas sa palun loobuksid neist nüüd? Kõht on tühjust täis, piire pole, ütleb ära. No nii äge. Milline see on, kui sa elaksid nii kohal, et ei ole teada vanust? Seda eksisteeri. Sest veel kord, keha tahab olla elus. Keha tahab olla vitaalne. Keha on vitaalne, kui sa lubad tal olla vitaalne. Ja see ei ole sõltuvuses ega võrdusmärgiga kuidagi seotud sellega, kui mitu aastat sa oled siin selles kehas elanud. Miski ei ole võrdusmärgiga, kui sa vaatad seda vanust.
ja sümptomid. Miski ei ole. Mul on sõbranna, kes on 50 ja ta ootab praegu last. Esimest last. Ja ma tean ka seda, et meie kehad, naised, meie kehad on võimelised elama ja sünnitama lapsi väljaspool seda mõtet, et pärast, et meil on üldse menopaus kui selline. Et ma uurisin, et siin planeedil on ainsad olevused, on inimesed ja üks liik oli veel, ma ei mäleta, kes see oli, kellele justkui kehtib see menopaus, aga see on tegelikkuses looming. See ei ole tõde. Need kehad on võimelised olema ja genereerima pidevalt elu. Pidevalt, non-stop. Miks siis justkui me oleme näinud, et inimesed jäävad kössi ja lönti ja kortsu ja kõik see. Miks see nii on? No puud, kui me vaatame samuti. No mul on siin hoovi peal kasvavad, ma nimetan need elevantideks, on ju. Nad on väga vanad puud või need samad seal hiies, need tammed. Nad on väga vanad puud ja nad on väga tugevad. Nende koor on krobeline, aga nad on täis elujõus. Mis tähendab, nad kannavad vilja, nad kannavad nii-öelda, puistavad oma tõrusid. Minul need elevandid siin on hõbepajud, eks ju, nad on tohutu suured. Kairit ütleb, et mingites kohtades öeldakse, et kas sa passi ka oled vaadanud ja sest see on hinnang. Inimesed elavad siin selles reaalsuses, kus me oleme nagu sündinud ümberringi hinnangutes, mida tähendab miski asi. Ja see, kuhu mina sind kutsun, on astuda välja nendest hinnangutest, sest see, et see võib olla, et sa võid lubada iseendale teistsugust reaalsust. Ja see on ainult lubamisega seotud. See ei ole mitte millegi muuga, vaid lihtsalt sa lubad endale astuda välja aja lineaarsusest. Kas sa lubad? Kas sa lubad astuda? Kas sa lubad olla endal kohal oma kehas? Kas sa naudid oma keha? Kui sa vaatad 24 tundi oma päevas, siis kui palju sina oma keha naudid? Kui palju sa tegelikult ööpäevas oma keha naudid? Või lased teistel oma keha nautida? Kas sa lased teistel oma keha nautida, kui sa liigud kusagil? Mida see veel tähendab? Siin on üks päikesekiir keset ekraani. Mida see veel tähendab, et ma lasen oma keha nautida teistel? Kui palju sa peidad oma keha või siis ei pane isegi mitte tähele või isegi ei pööra tähelepanu sellele, et kehadele meeldib, kui neid imetletakse tegelikult ja kui palju on sul hinnanguid oma keha kohta. Et ta on kuidagi vale, kuidagi vana, mingit moodi, mida sa püüad justkui peita, justkui valeks teha, mis vanandab su keha, mis paneb teda kokku tõmbama, mis paneb teda tuhmuma, mis paneb teda varju minema. Kui palju sul on hinnanguid ja kelle hinnanguid sa kasutad, et pidevalt olla hinnangus oma kehaga? Kelle hinnanguid sa kasutad? Kus sa õppisid? Kui sa sündisid oma ema kõhu peale, kas sa siis kohe oskasid ütelda oma kehale seda, et vaata, mul on siin mingid rasvavoldid ja siin on mul suur peppu ja oi, et ma ei tohiks justkui näidata oma keha. Me õpime seda siin ühiskonnas, et mis on õige, mis on vale kehaga ja anname kehale hinnanguid, kui ta ei vasta nendele normidele. Kas see pole mitte nõme? Minust on väga nõme. See on üks nõmedamaid asju üldse, sest minu maailmas ma armastan lihtsalt kehasid nii tohutult, et vahetevahel mul on nagu nii suur soov puudutada kedagi, aga olles teadlik sellest, et inimesed ei taha puudutust, siis ma lihtsalt ei puuduta. Ja
et sellepärast ongi see, kuidas öelda, see ühenduse suurus, milleks me kehad tegelikkuses võimelised on, puudutusega looma midagi väga-väga suurt. Ja eriti kui ühes ja samas ruumis on, siis palju inimesi, näiteks ma kujutan ette, et me oleme siin nüüd suvi varsti tuleb, et me korraldame siin hoovi peal ühe puudutuse festivali. Miks mitte? Päris äge mõte. Mul praegu lihtsalt lambist tuli see. Üks puudutuse festival, puuduta mind, kus me saame siis puudutada ja teha ühe teisele siis erinevaid kehaprotsesse, lihtsalt hoida. Ma tean, et paljud oskavad reikit, mina oskan näiteks võimalikkuste sümfooniat. See on siis, kus ma puudutan keha ja samuti ka siis, see on siis, ma loon sellise võimalikkuste reaalsuse, kus sa päriselt hakkad kogema seda kohta, kus sa oled ühenduses kõigega. Sa oled joonduses planeediga, sa oled joonduses iseendaga, sa oled lihtsalt kohal sellele, kes sa oled. Või siis facelifti või rakumälu. Üks selline äge kehaprotsess on ka see, mis on ka puudutusega. Et kui ma puudutan keha ja aktiveerin rakumälu, siis kehal on võime iseennast tervendada. No oletame, see nüüd siis puudutab eriti selliseid värskeid hoovasid. See võiks olla oskus, mida kõik väikesed lapsed oskavad ise. Või siis perekonnad, kus väikesed lapsed, ma ei tea, jooksevad, pead lõhki, põlved lõhki, rattaga sõidu aeg hakkab nüüd pihta vaata. Et puudutus kiiretab siis selle, ma ei tea, muhu või sääsamustuse või selle koha, kus sa katki kukkusid, paranemist 3-4 korda kiiremaks. Et see on rakumälu protsess või siis molekulaarne muundamine, mis hakkab siis keha pealt kaotama erinevaid, ma ei tea, sünnimärke ja arme ja mida kõike. Mingisugused pigmendilaigud ja kõik sellised asjad. Et siis veel kord, see aktiveerib keha võimekusi. Neid erinevaid kehaprotsesse, ma nimetan need protsessideks, sest et need on lihtsalt ühed energiad, mis ma lihtsalt aktiveerin, nimetada siis selle aktivatsiooni ja keha lihtsalt hakkab ise seda mäletama. Need on kõik kehavõimed, mida su keha mäletab, mida ma siin täna ka teen. Ja siis selle puudutusega me lihtsalt tuleme rohkem kohale kehasse ja keha hakkab mäletama, et õige muidugi, issand, ma olen ju praegu siin ja ma olen praegu elus. Ma ei pea olema rakkes sellega, et ma pean pidevalt vaatama kella ja hoidma sind joonel ja pinges, et sa kuhugi jõuaksid. Kairit ütleb ka, et puudutusel on vahe ja ehk vahel suhtutakse sellesse eelarvamusega ja puudutusse suhtutakse väga suure eelarvamusega. Ma tooksin teid korraks sellesse pilti, et milline see oleks või milline oleks elu planeedil Maa? Milline oleks elu planeedil Maa, kui me ei teaks midagi, mida tähendab aeg? Milline oleks meie elu Maal, kui me ei teaks midagi vanusest, ei mäletaks, mida poleks olemas? Milline oleks elu Maal? Te võite siia kirjutada, mis teil tuleb pähe, kui ma seda küsimust küsin. Milline oleks elu planeedil Maa, kui me suhtuksime austusega oma kehadesse ja üksteise kehadesse ja nendesse kehadesse, kes on siin Maa peal elanud kaua, sellesse tarkusesse, sellesse kogemusse. Milline see oleks, kui me aeglustuksime? Milline see oleks, kui meil ei oleks isegi oskust mõelda mineviku asjadele ja tuleviku asjadele, kus me väga tihti kinni istume, mis ei lase kehal olla kohal, mis ei lase olla
siin ja praegu. keha on alati kohalolus. keha ei ole kunagi minevikus ega tulevikus, keha on alati siin. ja iga kord, kui sa lähed oma mõtetega minevikku mingisuguste sündmuste juurde, mingisuguste emotsionaalsete traumade juurde või mingisuguste probleemide juurde, mis olid minevikus, siis keha tuleb alati sinuga sinna kaasa, kuigi ta on kohal siin praegu ja tal on see üsna raske. tal on see üsna raske. ja samuti tulevikus. sest kehal on võime kutsuda minevikust ja tulevikust siia kohalolusse kõik selle praegu, mis on. ja paljude asjade peale mõtlemine minevikus ja mõtlemine tuleviku ees, näiteks hirmud, siis keha lihtsalt tunneb seda, mida sa tulevikust projitseerid. ja see kõik väsitab teda. see kõik väsitab ja kurnab teda ja lase olla kohal ja lõdvestunud. milline see oleks, kui sa oleksid oma elu selles kehas, mis sa oled elanud, selles kehas, selle elu üle tänulik. et su keha on seda võimaldanud. ja kõik, millest on läbi käinud sinu eluaja jooksul. vaata ta võimekust, vaata tema lojaalsust sulle, vaata tema geniaalsust, intelligentsust, mis on lihtsalt kosmiline. ja kas sa lubaksid olla kehal rohkem elus, et ta saaks sulle rohkem panustada, see tähendab rohkem kohal oma mõtetega, mitte nii palju minevikus ja tulevikus. ja lubaksid ka kehal vabastada kõik need asjad, mis on võib-olla minevikus sinu kehasse salvestunud. olgu need siis tunded ja mõtted, emotsioonid, mis isegi sulle ei kuulu mitte. sa lihtsalt laseksid. milline see oleks? ma vahepeal vaatan kella. milline see oleks, kui sul oleks mitte ühtegi hinnangut vanuse kohta? mitte ühtegi automaatset reaktsiooni vanuse kohta, mitte ühtegi järeldust selle kohta, kui vana sa oled või mis vanuses miskit võiks juhtuda või toimuda või kui kaua sul veel elada on. üks hinnang, mis kehale antakse ka tihti, mis on lihtsalt nii absurdne reaalsus, et niinimetatud haigused, eks ju. haigused, inglise keeles kõlab see disease. ja disease tõlkena on kergusest, kus ei ole kergust, kerguseta. haigus ei ole halb. haigus on keha viis näidata sümptomina, mis toimub sinu energiaväljas ja mis on toimunud juba tõenäoliselt pikema aja jooksul. ja selleks, et olla joondus, olla terve, olla selles võimes, kus kogu kosmiline vägi, meie planeet, praegust kõik taimed hakkavad kasvama, väiksed nõgesed, korjake neid, palun jooge teed, kus kõik loodus ja maa toetavad sind ja su keha, et sa saaksid olla kohal, puhas ja joondus. me elame ühiskonnas, kus kõik on keemiliselt töödeldud, kui sa lähed kauplusesse. ma olen praegu sellisel teel, kus ma otsustasin, et ma tarbin selliseid toiduaineid, mis on mu enda kasvatatud või talunike kasvatatud, mis on nii-öelda see algmaterjal, mis on ka talunike poolt
otse toorpiim või, eks ju, et ma ei osta poest seda, vaid ma lihtsalt valin teadlikult anda kehale seda puhast toitu. Ma olen kasvanud üles lehmapiima peal, lehma sooja piimavahu peal, eks ju, kui vanaema käis lehma lüpsmas. Et tulla tagasi ja teadlikult hakata ennast harima ja mäletama uuesti kõiki aspekte oma elus, mis on päris ja mis on puhas. Mis on need puhastusvahendid, millega sa oma kodu puhastad või mis on see toit, mis sa suhu pistad või mis asi see on, millega sa oma juukseid pesed või juuksed saab teha praegust nõgese leotise vett, mis on väga-väga hea juustele, eriti need pisikesed nõgese tupsud, mis tulevad. Looduses on kõik olemas. Taimed on meie kehale. Eestis on nii palju taimi, mis toetavad meie keha puhtust ja elu. Ma armastan elu oma kehaga. Ma armastan olla õnnelik oma kehas. Ja ma armastan näha õnnelikke inimesi oma kehades. Sellepärast ma kutsungi kõiki puudutama üksteist ja õppima seda puudutust. Seda ei pea isegi õppima, mitte seda peab lihtsalt valima. Et mina õpetan teile siis neid teadliku puudutuse tehnikaid. Samuti siis meil on ka Liina, kes õpetab paarsi. Ja mu keha lihtsalt teab, sest ta on 15 aastat seda teinud, inimesi puudutanud. Mu keha teab sellest, mis tähendab olla elus ja mis tähendab olla aktivatsioon, mis tähendab süüdata elule, läita elutuli kehas, rakkudes. Minu keha teab, mida tähendab seda, kui keha molekulid oma vahel suhtlevad. Minul ei ole seda taimugi, aga ma iga kord, kui ma panen käed kellelegi peale, siis ma kogen seda. Siin ei ole nagu justkui minul, ei ole mingit pistmist sellega. Ma ei tea, keha teeb mingeid asju. Ehk siis ma kutsun teid seanssidele, kutsun teid siis tegelmagi läbi sükest 10-nädalast kuuri faceliftis. Keda see tõeliselt kõnetab, palun kirjutage mulle, et ma olen seda meelt nüüd juba rohkem, nagu ma olen öelnud ka seda, et te ise otsustate, mis võiks olla seansi hinnaks. Et mina ei ütle teile ette, palju mingi asi võiks maksta, vaid mis võiks olla seansi hind. Ja sest asi ei ole rahas kunagi, asi on selles, kui palju oled valmis vastu võtma. Ja kui sa päriselt tahad vastu võtta, elada selles avaruses, elada selles energias, siis sa pead lubama ennast puudutada. Et sellega ma siin täna lõpetan. Ja väga põnev on kuulda järgmiseks nädalaks siis Kristiina käest, kuidas tal see nädal läinud on, sest täna on minu tunne talle seda protsessi tehes väga erinev. Näpud põlevad, reaalselt põlevad ja ma vaatan, kui mul triibud on mul siin näos kogu aeg, väike paistab mulle näkku. Et sa oled praegu ärkvel, võib-olla sa ütled paari sõnaga, kuidas läheb siin? Nii hea on. Vahepeal peaaegu jään magama. Hästi mõnus. See on väga-väga sügav lõõgastus. See on siuke lõõgastus, mida tihti keha üksi, võib-olla isegi, ta ei saa vist siukest lõõgastust ise. See on väga sügav lõõgastus. Nii et kallid,
kohtumiseni siis järgmise nädala laivis. Kristiina tuleb jälle siia minu juurde ja päike tuleb üha rohkem välja. Päike tuleb üha rohkem silma. Peab järgmises korras vaatama, et ma nii palju mulle see silma ei paista. Igal juhul aitäh vaatamast ja kuulamast. Jagage mulle ka oma kogemusi, kui te seal teisel peal ekraani vaatate. Kas teie kehad midagi tunnevad? Et te võite ka läbi ekraani midagi kogeda. Aga ootan teid facelifti seanssidele. Kirjutage mulle, keda kõnetab, saame kokku leppida. Ma tulen ise kohale sinu koju kas või, et sa saaks seda kogeda. Aga praegu tšau kõigile ja kohtumiseni. Ma panen tegelikult natukene muusikat, et see muusika saab siin mängida teiega ja saate natuke siin kaasa lihtsalt mõnuleda. Ma siin Kristiina hoian.